Pärnumaa kalurid on mures. Nad küll leiavad, et kalavaru tuleb säästa, kuid püügikitsendustega kaasneb nende jaoks töö ja teenistuse vähenemine. Siiski tuleb tunnistada, et püügikoormus ei tohi ületada olemasolevaid ressursse. Hetkel, kui see vaadata nende kahe kala seisu, siis on see äärmiselt kriitiline. Sügisel meil oli pikk arutelu sellel teemal, seal lepiti kokku, et püügivahendeid ei vähendata, et lahendatakse siis selle kahe kalavaru taastamine siis tehniliste meetmetega. Hetkel me siis lahendame see tehniliste meetmetega, et olukord on kriitiline selle jaoks, et see populatsioon saaks taastuda, on vaja kudamisperioodil, et neid vähem püütakse ja sellega siis me edasi liigume. Ta on ajaline keeld, et koha puhul on see ajaline ja ahvena puhul samamoodi, et ahvena ettepanek ongi meil praegu 20 aprill kuni juuni keskpaigani, et siis ta koeb ja siis on see nii-öelda mõju kõige suurem kalavarudele. Selge see, et see on kaluritele, mõjutab kalurite sissetulekut teatud määral, aga ma arvan, et oluline on siin pigada silmas pikemat perspektiivi. Ehk siis, kui me tahame, et kalurid ja rannakalundus õitseks, siis tegelikult pikas perspektiivis on oluline, et see kala seal meres on. Ja seetõttu on meil vaja ajutiselt piirata püügiaega just kudemise perioodil, et meil oleks ka pikas perspektiivis 10-15 aasta pärast kala, mida püüda. Milline seis siis tegelikult Pärnu lahes on ja kui mures me peaksime olema meie oma koha ja ahvena varude pärast? Kui me räägime Pärnu lahe ahvena ja kuhavaru olukorrast, siis see on äärmiselt halb, mis tähendab seda, et see on ikkagi kordades mõlema liigi puhul on varuseis või populatsiooni biomass kordi väiksem, kui see oleks nagu optimaalne või kuidas see Pärnu laht tegelikult tahaks või kuidas ta välja kannaks. Ja selleks on mitu põhjust, selleks on kindlasti palju põhjuseid, aga ma tooksin välja 2 olulisemat, et kalavarude, kalade arv sõltub sellest, palju neid sünnib ja palju neid sureb ja sureb neid tänapäeval liiga palju. Ühest küljest looduslikud kiskjad, meie jaoks on kormorant siin kõige suurem probleem, kelle arvukus on väga oluliselt Eestis tõusnud viimaste aastakümnetega. Ja teisest küljest kalurite arv on võib-olla jäänud samaks ja püünised jäänud samaks, aga need oskused ja võimalused tänapäeval püüniste püügivõime on oluliselt suuremaks läinud. See tähendab, et nii kalurid kui ka kormoranid korraga avaldavad praegu sellist survet, et kalavaru lihtsalt ei pea vastu ja ta on kokku, niimoodi võib ütelda. No aga miks me ei piira sellisel juhul kormoranide arvukust ja ka näiteks hüljeste arvukust, miks me siis püüki piirame? Tegelikult tuleb teha mõlemat. Kuna eriti ahvena seis Pärnu lahes on väga kehva viimased aastad, mida näitavad meie arvestuslikud püügitulemused, siis arvan, et igasugune tegutsemine on parem kui mitte tegutsemine, et kui me kala täiesti ära kaob, siis ei ole meil siin mitte midagi teha, et ma arvan, et see on igati õige, et lindudele ja hüljestele me määruseid teha ei saa, aga eriti on hea see, et see on ühene määra, et kui meil enne tehti siin suvine kohapüügi keeld on, aga samas jäeti võrgud sisse, et siis oli et miks me seda teeme, et kui teeme, siis teeme kõigile. Nüüd tehakse ühesed määrused harrastajatele ja ka kaluritele, et ma arvan, et pikas perspektiivis on see meile kõigile tuleb kasuks, korraks on võib-olla valus, aga arvan, et see on tulevikule hea. Kõige olulisem on, et praegu siin aprilli alguses varsti hakkab ahvena kudemine, et ahven saaks ära kudeda. Varu on väga halvas seisus, keegi selles ei kahtle, ei kalurid, ei teadlased, et ahvenat on jäänud vähe. Järelikult tuleks lasta sellel ahvenal praegu rahulikult ära kudeda ja seejärel suve teisel poolel näiteks, kui ta on juba ilus lihasmass taastunud, siis võiks teda püüda. Ja sellepärast on nüüd minister Terrast tuleb väga tunnustada, et see ei olnud kindlasti populaarne otsus, et raske on kalapüügile piiranguid panna, aga minister sai aru, et praegu lihtsalt ei saa teisiti, kui tuleb kehtestada ahvenale kevadine kudekeeld. Ma olen lennanud üle Pärnu lahe ja tegelikult see võrgu ja mõrra kontsentratsioon seal on ikkagi üle keskmise suur. Ma tean, et see on delikaatne teema, see on inimeste leib, aga ma usun, et ka intelligentne kalur saab aru, et meil oleks tulevikus midagi püüda, siis on vaja mõelda selle peale, et kas see on päris see, mis seal Pärnu lahes toimub, on päris õige. Lisaks Pärnumaale täpsustatakse määrusega püügikorda ka Peipsi, Lämmi ja Pihkva järvel, kus muudatused puudutavad eeskätt rääbise siia kaitset ning rahvusvahelistest kokkulepetest tulenevat püügikorraldust.